pühapäevad on veits aeglased. Kuna me ei ole kirikus, siis jumal vaatab me peale viltu. Ma ei tea, kuidas see islamisus on, kas Allah vaatab pühapäeval või vaata. Kuule, siis kui me tulime vanavad Alekseiga, siis ta vaatas mulle, et mis sa ütlesid, et üleni mustas või kas sa tulid otse mingi kirikust või midagi küsisid, ma olin mingi, mida? Ja, ei siis pühapäev, mul on alati pühapäev mingi natuke vaimulik retoorika vaata. Mustas, tavaliselt on värviline vaata. Ja, üliflashide värvidega on ju, tõsi. Ma ei tea, Hendrik võttis üle täna selle, nii et... Ja, keegi pidi olema. Ma olin otse Beachult. Beachult. Valmis või? Sõidame. Kui pikk sul on? Kui pikk sul on? Tere! Täna siin stuudios taas Hendrik, Renata, Aleksei, 3 sõpra said pühapäeval kokku. Väga raske päev on see pühapäev. Aga me oleme õnnelikud. Miks pühapäev raske päev on? Sest pühapäeviti on kombeks kirikus käia, kus ma pole mitte kunagi pühapäeval käinud. Kas Hendrik, sina oled külastad kirikut? Kusjuures olen ristitud ja leeritatud ja Renata teeb siin mingid veided käemärke. Mulle mis tähendab, et peaks mikrile lähemale rääkima. Okei, noogutab järelikult oli õige. Ma olen käinud kirikus küll ja minu meelest on, ma käin Toompeal Toomkirikus ja seal on hästi kõrged laed, aga see kirikuõpetaja, ma ei resoneeru temaga väga hästi, sest ta teema valik ei ole mulle meelepärane, aga tundub, et selle inimestele üldiselt meeldib. Aga mulle meeldib käia istuda nagu kõrges Toompeal, kõrgete lagedega hoones ja mõelda maailma asjade peale. Ja see on täiesti väga vabastav kogemus ja niisuguses pühas õhkkonnas viibida annab head energiat minu arvates. Selge, eile meie kodumaal oli eile tähtspäev. 31. iseseisvuse taastamise aastapäev, kus toimus nii mõndagi. Ja mis on teie mälestused seoses selle päevaga? Ma olin 2 aastat veel sündimata, Renata oli 3 aastat sündimata ja sina olid juba 6 aastat veel sündimata, nii et meie enda mälestused ilmselt on natukene põgusad. 6 aastat? Oota, millal su sünniaasta on? 96, tegelikult 5 aastat, ei ole hullu. Ma arvutasin mööda või? See on minu südames alati 25 igavesti. Ma olin 25, aga... Selle pärast oledki. Aga kui sa oled 25 ja vabariik on 31, siis on 6 aastat ju. Me hakkame kuid arutama. Mida iganes. See ei ole tähtis. Ühesõnaga, me ei olnud sündinud, aga eile istusime oma perega aias ja isa rääkis mulle, mis tema mälestused olid sellest. Ja ta rääkis seda, et nad said toonase fotograafiga, kes hiljem sai Kaitseväe juhatajaks ja toonase teatri lavaabilisega, kes ka sai hiljem Kaitseväe juhatajaks, ehk siis said kokku Pälsini ühikas Riho Terras ja Johannes Kert 20. augustil ja said aru, et on vaja minna Tallinnasse barrikaadidele ja siis nad mõtlesid, kuidas nad lähevad sinna, ajasid satsi kokku. Aga nad ei saanud kuidagi kohale, sest et sel ajal kellelgi polnud isiklikke autosid, bensiin oli kallis. Nad läksid liinibussi ja ütlesid bussijuhile, no nii sõber, et see liin jääb praegu täitmata ja me sõidame Tallinnasse ja vaatame, kuidas vabariik sünnib ja kindlustame seda, et tegid oma käigu ära. Ja siis bussi ütles, okei, oodake sõbrad, läks pani oma kõik reisijad maha, tankis bussi täis, sõitis Pälsinikke ette ja ütles, et no nii sõbrad, hüppake peale, lähme Tallinnasse ja kindlustame seda. Ja siis nad istusidki, panid selle bussi, parkisid siis Tallinnas Kunderi tänavale minu meelest oli ja koos teiste traktorite asjadega barrikeerisid seal ja läksid alles siis laiali, kui vabariik oli välja kuulutatud. Ja minu meelest see oli väga nagu sümboolne lugu, et tegelikult head inimesed peavad tegema neid asju, mis hetkel tundub õige ja nad peavad minema barrikaadidele, et see väga inspireeris mind, et kui kunagi peaks midagi sarnast olema, siis ajame pundi kokku ja lähme seisame selle eest. Üks väike täpsustus, taas sündinud ja taas välja kuulutatud. Aga mis metoodika oli sinu isal ja Johannes Kerdil, et saada seda bussjuhti kaasa tulema? Oligi nii isamaaline vend, kes oli kohe selle üleskutse peale valmis? Mu isale meeldib öelda, et nad kaaperdasid selle bussi, aga nagu nendest lugudest tegelikult kostub see läbi, et see bussijuht sai ka aru, et on isamaaline mees, on vaja minna. Aga nagu loo iluduse huvides nad kaaperdasid selle bussi, aga bussijuht tuli vabatahtlikult ja tankis ise bensiini täis ka.
no mina eilse päeva veetsin siinsamas, tegelikult siin kontoris tähistasime üle Eesti, üleüldse Eesti 200-ga taasiseseisvumispäeva, olime igal pool väljas, olime Paides, Pärnus, Tartus, Tallinnas ka päris mitmes kohas, olime siin kontoris ja Balti jaamas ja ma tean, ka Viimsis oli meie rahvas väljas ja tegelikult oli tore näha, kuidas inimesed nautisid ilusat ilma, hästi palju oli turiste, mis on ka ju väga hea meie jaoks, kui me näeme palju turiste Tallinnas. Küsin seda, et mulle alati tundus, et inimesed, kes tähistavad oma parteiga riigi pühasid ja tähtsaid päevi nagu koos selles seltskonnas, nad on mingi parteisõdurid, lükkage ümber. Väga õige ongi parteisõdurid, aga keegi partei eest ka võitleme, et saaks vabariigi eest võidelda. Ma ütlen lihtsalt ausalt, et oleksin võib-olla tähistanud seda ka oma perega, aga kuna ma teadsin, et mul on pühapäevasel päeval vaja olla Tallinnas, siis ma ei hakanud laupäeval sõitma paariks tunniks Haapsallu. That's it. Selge. Kas keegi teist on jälginud ka eilset presidendi vastuvõttu, mis toimus traditsiooniliselt Roosiaias? Ma nägin, esimene uudis, mis ma nägin sellest, pani mind kohe kihistama, mõtlesin, et kindlasti see ajakirjanik pani ka paar naeru maha, kui ta selle uudise tegi, et oli suur uudis, et Roosiaed oli täis siis igasugused põnevaid külalisi ja siis selle esimene pilt oli kohe pilt Anne Veskist, siis ma mõtlesin, et kas see ajakirjanik oli selle meelega olnud, et Roosiae kuningana, vaata, et aga ja, siis ma vaatasin, ütleme niimoodi, mind võib-olla huvitas see, mis tavaliselt hästi prevalentne on nende presidendi üritustega, on see stiili pool, et ju hinnatakse hästi palju seda, et mis inimeste seljas on ja ma nägin ka kohe ja mida seljas ei ole. Täpselt, mida seljas ei ole. Ja ma nägin kohe artiklit Sirje Karise väga ilusast kostüümist, et see oli inspireeritud Jaapani kimonost ja see oli tõesti väga ilus. Rääkides ilusatest kostüümidest, siis mu vanemate ülest meie läksime laiali ja siis nemad läksid otse Roosiaia vastuvõtule ja ma vaatasin, et nagu mõlemad olid ülistiilselt riides. See on tõesti, see on fashion show ka, aga Aleksei, sa mainisid enne, et tegelikult presidendi kõne on ka suur osa sellest, et mis sulle sealt kõlama jäi? Ja ma ütlen ausalt, mul oli nädala esimene puhkepäev eile, nii et ma sain natukene välja hingata ja ainus koht, kus ma tundsin huvi selle ürituse suhtes oli see, et ma teadsin, kuna tuleb presidendi kõne, lükkasin ta laivis käima. See on üldse mingi stiilsed asjad riided, see kõik ei huvita mind, ma ei tea, ei kõneta, ei liiguta, kas ma olen mingi nerd, aga palun vabandust. Jah, sa oled nerd, me kõik teame seda. See, mis huvitav on need suured kõned, sõnad, mida tähtsad inimesed, kui prožektorid on nende peal, mida nad ütlevad. President Alar Karise kõnest jäi kõlama, ma arvan, selline empaatia, teineteise peale mõtlemise ja igasugu edasi minemise võimaluste narratiiv, kuidas siis hakkama saada keerulisel ajal. Ma arvan, et ta mõtles eelkõige seda energiakriisi, sõjaaegset raskusi ja siis seda, et mis meil siis Narvas toimus ja Narva kohta on öelnud seda, et usaldus Narva ja valitsuse vahel tuleb taastada. Ma arvan, et see on väga õige suund. Kuidas te arvate, kuidas seda võiks teha? Ma läheneks natukene kaugemalt. Üldse, et kuidas me saaksime paremini koos asju ajada, on see, et mul on tunne vähemalt meie ühiskonnas on väga nagu tähtsal kohal on kadedus ja see on see, mis tekitab inimeste vahelisi konflikte. See lähtub nagu egost, rahvana nagu ühes koos olla oleks lihtsam, kui me ei oleks üksteise peale kadedad. Me oleme seda ka maininud, et tõstame üksteist üles, mitte ära tõmba üksteist alla. Lihtsalt see on midagi, mille peale peaks mõtlema, et kust kohast tuleb see kadedus, miks see on nii ja selle asemel, et suunata seda energiat väljapoole, et miks tema on selline, ma olen kade, suunan sisse poole, et ma saan ka hakkama asjadega, leia enda nagu tee ja silluta seda. Ja mu teine point oli see, mis ma ütlen pärast seda, kui Renata räägib, sest tal on käsi püsti. Jah, mina ütleks, et üleüldiselt eestlastel on kuidagi kombeks esiti asju võtta negatiivselt ja see kadedus tuleb täpselt samamoodi kogu sellest negatiivsusest, et võib-olla üritada olla rohkem lahendustel orienteeritud mõtteviisiga ja näha asja rohkem positiivsest poolest, et Narva poolest ka. Me teame, et ülejäänud Eesti ja ida poole vahel on olnud ikkagi võib-olla nagu natukene selline mõnes mõttes piir, mõtteline piir ja ma usun, et praegu see Narva tanki olukord ikkagi natuke isegi suurendas seda piiri, et lihtsalt proovime olla natuke positiivsemalt, näeme, et me oleme kõik ühtne rahvas ja me peame sellistel olukordadel leidma lahendusi koos. Ja leides lahendusi koos on see, et meil tulebki sügisel energiakriis ja meil saabki olema väga keeruline. Ma ütlen, meil on see privileeg olnud, kes me oleme kõik sündinud taasiseseisvunud vabariigi ajal, et me ei teagi, mis tunne see on, aga on paljud inimesed, kes teavad.
ja see on ka viis, kus me saame kas üksteist nagu lahutada või üksteist ühendada. Kui ongi energia kallis ja meil tulebki paar väga rasket aastat, aga see, mis Ukrainas toimub, me peame seda toetama sellega, et me ei osta Vene gaasi, sellepärast meil läheb olukord keeruliseks. Kui on külm, siis paneme jope selga. Nagu me ei pea iga kord keskküttega majas olema, me ei pea põletama tulesid kogu aeg. Mul on kodus küünlad ja mul on üks väike valgust, mida ma kasutan juba praegu. Sest nagu ei ole vaja, seda ei ole vaja, see on luksus tegelikult. Ja kindlasti nagu see, et me ei taha ära jahtuda ja mul on lihtne öelda, sest me ei ole ka lapsi, et nagu lapsed ja vanad inimesed kindlasti külmetavad rohkem. Mul hea näide on, ma elasin ühes Hruštšovi aegses majas Tartus ja seal oli alati see, et küte pandi sisse umbes detsembri keskpaigas, sest et oli mul räme külm kogu aeg. Aga mis juhtus, seal ühiste koosolekul käisin, kuulasin, on see, et see oli mitu vanemealist inimest, kes ei tahtnud elektri eest maksta samamoodi kui kütte eest maksta. Ja mis nad tegid on see, et istud jopega kodus kogu aeg. Tuli ikka kohale. Ja siis ma istusin samamoodi jopega, sest keskkütet ei pandud sisse ja lõdisesin seal. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ju saab hakkama. Et paneme jopet selliga, oleme kampsuniga kodus, võtame, hoiame kokku selles mõttes, et võtake sõbra enda poole, kütate natuke koos, saate sooja. Ma nagu mõtlesin, et me saame kõik hakkama, kui me üksteist toetame. Et ärme oleks kadedad, ühendame käed ja ühendame ka enda soojusenergia tarbimist. Väga õige suund ja Narva teema lõpetamiseks ütleks, et inimene, kes on 2 aastat elanud sealkandis, olen näinud, kuidas Eesti igasugu kultuuri ja tegelased, mõned poliitilised inimesed on sinna poole korraldanud kultuurielu, festivale, toredaid teatrisündmusi, mis on kõik tegelikult see ühine narratiiv ja ühine olevik, mille kallal tuleb tööd teha. Ma ütleks, et tööd on tehtud, aga on vaja kõvasti veel teha ja siis läheme õnnelikult ühtsesse tulevikku. Õnnelikult ühtsesse raskesse tulevikku on väga õiged start, aga ma tahaks öelda veel ühe asja, et 20. augustil aastal 1991, kui taasiseseisvus Eesti Vabariik, on ka minu sõbra Ragnar Viikoja sünnipäev, kes meil eelmises podcastis rääkis põllumajandusest, et ta on vabariigi laps ja ajab vabariigi asja, nii et shout out Ragnarile. Shout out Ragnarile. Halloo! Tšau! No tere, sõber! Räägime asjast. Tänaseks telefoni kaudu saatekülaliseks on ei keegi muu kui, ma ei hakka teda sisse juhatama, aga me helistame Margus Tsahknale. Jaa. Läbipaistva Eesti Vabariigi nimel see kõne salvestatakse. Tere Margus, kus sa oled, mis teed? Ma praegu sõidan Urlepaat Lottega Käsmust Tallinnasse. Oi, kui vahva. Purjetad, on teil mõnus? Kas ilm on hea? Tuul tiibades? Ilm on super, päike paistab ja meie Eesti 200 juhatuse liige Tarmo Tamm hoiab kindla käega roolist kinni hetkel. Kummast roolist? Ta hoiab parempoolsest, et me oleme ju parempoolse maailma mõttega inimesed. Margus, tegelikult tahtsin käest küsida seda, et ma juhatan sind sisse, sest ma ei tea, kes sa oled tiitli järgi, et kas sinu Wikipedia lehel on kirjas isa, poliitik, tõsielutäht või ettevõtja? Kuidas ise ennast defineerid? Ma olengi isa ja ma olen ettevõtja ja ma olen ka mingil määral poliitik täna, kuigi väga passiivsel moel. Ehk siis, mis on sinu jaoks primaarne? No ma arvan, et täna ma maksan nii palju makse, et tahad teenida kõik selle, mida maksumaksjad minu peale kunagi raiskasid. Oi, see on väga ilus mõte. Ettevõtja ja endine kaitseminister, ma arvan, see on kõige õigem, sest ma tegelen kaitsetööstusega. Aga ava natukene, mida sa kaitsetööstuses teed? Nimelt Eesti insenerid ja Eesti ettevõtted koos Eesti Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga on 8 aasta jooksul arendanud maailma kõige kiirema ja kvaliteetsema sõjaväe välihaigla. Ehk siis kui keegi ette kujutab seda, et Põlva haiglasugune haigla on võimalik tunniga panna keset lahingut püsti, võtta tunni aega maha ja liikuda uude kohta ja panna uuesti püsti ja niimoodi ringi manööverdada keset lahingumöllu. Võt see on see, mille Eesti inimesed on nii-öelda leiutanud ja arendanud ja sellist lahendust maailmas ei ole. Ja mina tegelengi sellises ettevõttes nagu Hospital, mida ma nüüd juhin, selle tootmise arendamise ja ka siis müügiga, me teeme seda koos Eesti Vabariigiga, et siis Eesti Kaitsevägi annab ka väljaõpet ja kõige tulisem koht, kus me oleme täna on Ukraina, ehk siis meie haigla töötab Ukrainast, ta on kõvasti üle 1000 sõduri elu päästnud ja me teeme seda koos Saksa riigiga, ehk siis ma teengi selliseid suuri
mitme riigi vahelisi projekte, et era- ja avaliku sektori koostöös. Väga äge, see oli väga tore lugu, aitäh, et avasid ja mul on hea meel, et sa suudad Ukrainale kaasa aidata. Ma tahaksin lõpetuseks öelda, et kas sul on meie 35 podcasti kuulajale midagi öelda, aga kuna sa oled tegelikult ikkagi vilunud poliitik, siis ma ei taha sulle rohkem seda sõna anda. Nii et kui sa suudad 4 sõnaga kokku võtta oma sõnumi, siis mis sa tahaksid öelda? Ma tahan öelda seda, et ilma igasuguse nalja ja igasuguse endise poliitikuna, et täna on soe ja mõnus, aga juba talvel läheb väga valusaks kõigil. Ja 23. aasta märtsis võib-olla esimest korda 30 aasta jooksul Eesti inimesed peavadki valima nagu päriselt esimest korda suuna. Kas nagu progressiivne, edasipüüdlik ja lahe või tegelikult antakse kogu see meie vabadus nagu käest ära. Et tegelikult ka selle üle tasub mõnikord mõelda. Aitäh sulle, Margus, selle mõttetera eest ja ilusat purjetamist. Ma loodan, et tuul on teil purjedes ja nautige päeva. Tšau! Ja teile ka kõigile, tšau! Me suhtleme Margusega tegelikult suht palju, ütleme ausalt. Nii kõva, et sa küsisid seda, et kes ta siis tegelikult on, sest et huvitaval kombel mina ei teadnudki näiteks kogu seda asja, mis ta ajab. Ja minu meelest on ka see tähtis, et ma tahtsin ka tegelikult teada, ma olen mõnda killukest näinud, kui ta manas mind selle välihaigla peakontorisse, kui me juttu ajasime ja vaatasin, okei, päris äget asja ajab nagu. Ja siis lõpuks nagu tükk haaval, mida rohkem saad siin keskkonnas, see elevandiluust torn kukub kokku, et ongi päris inimesed, et nad teevadki tööd, ongi isad, purjetavadki pühapäeval, neil on piisavalt julgust ja piisavalt tahtejõudu, et seista ka Eesti rahva eest. Minu eest on see demokraatia põhimõte, et valime enda 1,3 umbes miljonist inimesest, valimegi välja need, kes tahavad ja jõuavad seista ja need on täpselt minu kõrval olev tüüp. Ta ei ole mingisugune punase või rohelise lipsuga kogu aeg ülikonnas vennad, et mina ise usun seda väga, et päris inimesed peavad juhtima päris inimeste riiki. Mulle meeldis ka see, et Margus ikkagi kaudselt, aga samas ka otseselt viitas meie tulevasele energiakriisile. Tähendab tegelikult olevasele energiakriisile, et see ei ole asi, mis nüüd ühel päeval järsku on ja ennem ei olnud, et tema sõnum oli, ma arvan, väga õige, et peame natuke mõtlema kõik, ma arvan, meie siin, meie kuulajad, et mis tegelikult talvel saab. Ja tegelikult mitte isegi talvel juba, sellepärast minu arust eelmine aasta oli talv oli juba nii pikk, oktoobrist hakkas talv ja talv lõppes maikuus. Oli ja ülipikk oli. Ja et me peame valmis olema ka selleks, et see on see aasta samamoodi ja see tuleb väga raske ja need otsused, mis me märtsis teeme, võivad mõjutada päris pikaajaliselt meid. Ja kui suures partei loosis eile välja purjeka reisi Läänemerel ja huvitav on see, et kas see oli purjeka reis Margus Tsahknaga või oli niisama, sest et mina ütlen ausalt, et ma väga tahan võita seda ja ma tahaks Margusega purjetama minna. See ongi 100% on see purjeka reis Margus Tsahknaga Lotte pardal, kus on 2 rooli. Ja meie kasutame ainult parempoolset rooli. Grillmeister Jašin. Nägin täna hommikul, kõndisin ilusti partei kontorisse. See kõndid, sa tulid rattaga, mida sa ajad? Ma kõndisin ratta juurest kontorisse. See on see, kus ma nägin Alekseid, kus ma tahtsin jõuda, nägin Alekseid ja nagu teate, Aleksei tunneb ennast pühapäeviti väga vaimulikult, aga see ei tähenda seda, et see veresoon selle otsa ees ei tuksenud, sellepärast, et Aleksei oli närvis. Ta oli närvis ühe väga kindla asja pärast. Aleksei, palun räägi meile ja kõigile meie 35 kuulajale, aitäh teile, et kuulate, räägi meile, mille pärast sa närvis oled. Soomlaste peaminister Sanna pani pidu ja sellest tuli mingi ilgelt suur uudis. Asusin vaatama, mis see diskussioon... 2 uudist. Asusin vaatama, mille ümber see diskussioon siis keerleb. Vaatasin, et igasugu inimesed on siis kas toetust avaldanud või siis veits hukka mõistet tema käitumist. Vaatasin videot üle umbes 2 minutit. See oli täiesti mingi 16-aastaste rahulik pidu, kus kõik on natuke joonud, natuke tantsivad, natuke laulavad kaasa. Mis teema on, kas inimene tõepoolest ei saa peaministrina vabal ajal natuke pidu panna ja kas peaks piinlikkust tundma selliste asjade üle. Ma olen õnnelik, et soomlastel on nii äge peaminister, kes saab kummi natuke lõdvaks omal vabal ajal ja teeb tegelikult täiesti normaalseid liigutusi seal tantsajal. Jüri Ratas näiteks ei oska nii tantsida, aga me näeme seda juba varsti TV3 otseetris.
tantsud tähtedega. Kas see Kanal 2 ei ole või? Vahet ei ole. Aga väga hea point, see veits läheb kokku me eelneva jutuga. Ongi Soome peaminister, väga äge naisterahvas ja mida ütles noor Eesti 200 juhatusliige Greg Mikael Johansson, et ma tahaksin Sanna Marini endale naiseks võtta, seepärast, et ta ongi päris inimene ja see on äge. Ma arvan, et nagu talle üritati teha sellega haiget, aga ma arvan, et ta spinnib seda nii äge naine, et ongi, et jah, see ongi normaalne. Miks ma ei või õlut juua? Meil on, kindlasti on ühiskonnas liidritel teatud standardid, nad peavad teed näitama, aga see ei tähenda, et nad ei võiks nagu olla samasugused inimesed. Et see inimene, kes ei ole tantsinud, pidu pand ja õlut joonud, visaka esimene kivi ja neid kive tuleb seal väga vähe ja neid kivid tuleb ainult Karstusliidult ja nagu Sanna, pane hullu, nagu 5+. Minu küsimus on siin see, et okei, ma olen täiesti nõus sellega, et see soomlased või üldse Soome meedia pani asja väheke üle. Miks ma ütlen 2 uudist, sest tegelikult seal tuli 2 erinevat uudist. Esimene uudis oli see, et ta tantsis, oli ülemeelikus tujus, seal oli mingi valge pulber kuskil laua peal ja teine uudis oli see, et ta tantsis, teine uudis oli see, et ta tantsis võõra mehega. Järelikult on abielu on karil, eks ole. Minu küsimus siinkohal on see, et kujutage ette, et see oleks olnud meessoost isik. Et neil on peaminister on mees, võib-olla ka noorem mees, kes samamoodi tantsib, keerutab seal jalga mõne naisterahvaga. Kas sellest oleks saanud samasugune meediaskandaal? Renat üritab tõmmata sisse seda naiste võrdõiguslikkuse teemat. Ma väga toetan seda. Kusjuures meie oleme ka tantsu löönud, vist tegelikult ei mäleta, oli hea pidu tol päeval. Ma olen ka suhtes küll mitte abielus, pole lapsi veel, aga ma arvan, et kui mu naine kuulab seda podcasti ja saab teada, et ma tantsisin Renataga, siis ta suurt numbrit sellest ei tee. Kas probleem on selles, et ma pole peaminister? See on probleem, Aleksei, et see ei ole peaminister, see on probleem ja me üritame seda lahendada. Aleksei huul värises, kui ta ütles, et mul oleb mu naine saab teada sellest. Aga ma ütlen ausalt välja, panen seda otse eetrisse, mul ei ole mingit probleemi sellega. Ja Sanna, ma arvan, et ei oleks pidanud seda narkotesti tegema, see on täiesti mõttetu asi. Kuigi tegelikult ma ei ole Soomes, meie ei ole Soomes, me ei tea, mis see olukord praegu on. Küpsetasid Karjala pirukaid seal, mis minu arvates ei ole väga hea snäkk, aga nagu soomlased, longerod käes, neil ei ole mingit muud valget pulbrit vaja, kui sellest valgest pulbrist, ehk siis jahust, teha Karjala pirukaid ja tõmmata peeneks. Oota, aga ma ei saanud ikka oma küsimuse vastust, et okei, Aleksei andis natukene tausta, aga Hendrik, mida sina arvad? Kui sa oleks olnud Sanno Marin seal? Sanno Marin, jah, Samo. Mina arvan seda, et kes kellega tantsib ja kes on kellega koos, on see, et see on Sanna ja tema mehe vaheline asi, on ju. Tantsid, mis see vahet nagu? Mis see vahet on? Minu meelest see ei ole üldse mingi näitaja. Ja küsimus on see, et kui see oleks meesterahvas, see oleks samamoodi olnud teema. Ma usun seda tegelikult, sest mina arvan, seda on Eestis ka nagu need asjad on kella külge pandud, Taavi Rõivas on saanud sisse sellega, paar nime veel praegu tule meelde, sest pühapäeva hommik on tunne ennast vaimulikult ja natukene pohmellis kui aus olla. Aga ma arvan, et see oleks ikkagi teema olnud, aga see ei oleks nagu, me lihtsalt tajume seda konteksti, kuna ta on naisterahvas, tajume seda veits teistmoodi. Aga tal on see julgus seda teha ja julgus seda vastu võtta, nii et mina toetan Sannat. Ma ütlesin seda teist korda juba, aga see on järelikult on tõsi. Väga õige, ei, ma saan aru sellest, et riigi peade ja avaliku elu tegelaste suhtes on alati kõrgendatud huvi lihtrahva poolt, meedia poolt ja see, et see satub mingisuguse arutelu alla, on täiesti normaalne, see juhtub igapäevaselt, aga inimest tühistada, hukka mõista või suunata teda ametist lahkuma on täiesti jabur selliste juhtumite põhjal. Vaatame, kuidas inimene käitus, avaldab arvamust, kes toetab, kes ei toeta, aga läheme edasi, lasta äge inimene valitseb riiki edasi. Tegelikult on ju see, et ega Sanna ju seda ei eita, et ta pidu pani, et tal lõbus oli. Ta ütles, et jaa, oli niimoodi, lihtsalt ta ei osanud arvata, et see video teel võib lekkida kuskile avalikkusesse. Siit tuleb tegelikult küsimusena see, et võib-olla tema isiklikus ringis seal ümber ei ole usaldusväärsed inimesed. Kusjuures, ma olen sinuga nõus, see oli tehtud privaatne video, keegi jagas seda, aga kokkuvõttes, mis ma tegelikult arvan, on see, et Sannal vedas, et see video lekkis. Sest et ma olen täiesti kindel, et kuna ta reageeris väga hästi sellele, et see tegelikult tõi talle toetust juurde. Kindlasti. Et sa oled soomlane, sa näed, et peaminister joob longerat. Millest me räägime? Kindlasti. Ma ei välistaks ka seda, et seal peol oli ka mõni PR-spetsialist Sanna parem käsi, kes oleks isegi soovitan lekitama ühe väikse peovideo selleks, et kütta teema üles ja tuua jälle pilti peaministrit ägedast küljest. Üks minu lähedane ütleb seda, et kui vahele jääd, siis on meelega tehtud. Et see on tõesti, see on võib-olla huvitav nurk, aga me sõitis Sanna minu meelest ainult heasse valguses. Ja Aleksei, sa mainisid tegelikult juba ju ka Jüri Ratast, eks ole, selles tantsusaates. Tooks sinna juurde selle, et kui välja tuli, et Jüri läheb sinna jalga keerutama,
siis muidugi tulid ka kohe ju suured kommentaarid, et kas asi on selles, et on vaja endal valimisteks promo teha ja siis Aivar Riisalu tegi mingi artikli, ütles, et jah, mina sain küll endal kindlasti parlamendi mandaadi tänu sellele, et ma käisin Tantsud tähtedega saates. Seega, miks mitte? Ei no, absoluutselt, aga agenda on nõme siis, kui see on varjatud. Nagu selles suhtes, et kui Jüri ütleb otse välja, muidugi ma tahan nagu enne valimisi endast näopiltu, väga fine nagu. Et tal on julgus seda teha, ta läheb, ma ei tea, kui head tantsu oskam tegelikult, ma väga ootan saadet vaadata, kui hästi oskab Jüri Ratas tantsida. Et kuna ta on endine korvpallur, siis jah, ma samast natukene, tavaliselt põlveliigesed, puusad on natuke kinni või katki, et ma nagu loodan, et tegelikult ta läheb hästi seal, et näitab niisugused muu, et ma olen suu lahti, et Jüri Ratas teeb niimoodi tšatšat nagu, ülituus. Ma toon veel seda välja, et ma jälgin väga paljusid Eesti poliitikud igapäevaselt sotsmeedias. Nagu väike nohker, kes oled. Nagu väike nohker, no jälle kinnistame seda narratiivi. Kahjuks nüüd tegelikult olen. See ei ole häbi asi. Okei, aitäh sulle. Peaasi on see, et tegelikult nad on välja mänginud seda, et mitte Jüri Ratas läheb lihtsalt tantsima, vaid tegelikult ta teeb heategevust ja ma nägin nagu sadu ja sadu nunnud kommentaare, kus Eesti rahvas on öelnud, et Jüri, sa teed õiget asja, mine toeta heategevust ja no ilmselgelt ta täidab ka seda, et tahaks pilti saada enne valimisi, et KOV-idel ei läinud nii hästi seal Mustamäel, kus tema parteikaaslane Lauri Laats Mustamäe kuningas tegi talle 1-0 nende hääletamistulemuste põhjal, aga me mõistame, teeb ka heategevust. Kiire kommentaar vahele sügisest tänavakampaaniast. Räägin ühe vanamajalise prouaga, räägin oma pika jutu ära ja ta vaatab mulle otsa ja üks ta armunud silmadega ütleb, et izvinite, a ja люблю Lauri. Ja see väga sellise hetk, et okei, Lauri Laats on nagu, lööb lihtsalt huumranna seal. Ta on igal pool, ta teeb kõvasti. Ühesõnaga, ma jõuan põhimõtteliselt ikkagi selle lõpplahenduseni, et poliitikud on ka inimesed, nad tahavad ka pidu panna ja kui rahvas ei suuda seda nii-öelda vastu võtta, et poliitikud ei ole kuskil kõrgemal astmel, inimesed, kes ei tee mitte kunagi mitte midagi valesti, siis see on rahva enda probleem, et... Ja üks lõpukommentaar veel, viimane lõpukommentaar on see, et ongi kõrgenud tähelepanu, aga ärme tee asju, mis on halvad. Nagu ütleme, kas Sanna rikkusseadust ei rikkunud? Kui sa nagu ületa autokiirust, seda ei tohi näeta ühiskondlik eeskuju, aga asjades, mis on tegelikult lubatud, mis on nagu nii moraaliga kui seadustega, igal inimesel lubatud, siis peab poliitikud ka sellest osa saama ja nii ongi, aga näitame eeskuju. Ja kui ta oleks tahmas, kui ta oleks mingi maganud seal, vaata, okselõigus, see on teine asi, aga lihtsalt pani pidu nagu üks midas, teine läänes, noh, õnneks seda ei olnud, on ja? Et moraalne ja seaduslik piirang on tähtis minu jaoks. Ja ma pean ka seda välja ütlema, ma näen, kuidas hoolikalt me peseme puhtaks Sannat, sest et tegelikult me mõtleme selle peale, et kui me üks päev oleme lõpuks võimurooli juures ja paneme pidu ja see video lekib, siis tegelikult me tahame, et meid ei mõistetaks hukka. Väga õige, me väga toetame seda. Mis värvi on see hääl? Mu lemmik rubriik on tagasi, noh, selles suhtes, et seda polegi ära olnud, aga kõigest nädal aega. Me saame seda teha jälle. Me saame seda teha jälle. Ma möönan, et siin on ka mitte Eesti poliitika inimesi, või noh, see on liiga tugev hint teile, aga mis seal ikka, hakkame pihta. Esimene minu poolt välja valitud tsitaat on siuke poliitklassika. Mina olen kindel, et kui parem populistlikust te teate seda parteist peaks saama koalitsioonierakond, siis muutub nende retoorika kui ka poliitika sisu, kes pesi puhtaks populiste. Hendrik. Oi, sa nägid, et ma olen veits kadunud ja hakkasin mõtlema ja niimoodi kohe. Järelikult, okei, ma oskan nagu, ma tahan kohe hakata inimest pakkuma, aga ma arvan, et ma olen täiesti valel teel. Mõtlen, kes see küsimus, kas see inimene kannab mingit särki? Jaa, see inimene kannab. Okei, ja kes peseb puhta parem populismi? Ma arvan, et see on keegi, kes tahaks nendega koalitsiooni teha, ehk siis mina pakun, et see on ninasarvika rohelises särgis, on see öeldud, et ette valmistada, nagu meiegi ette valmistasime just Sanna teemaga, et ette valmistada tulevast koalitsiooni, nii et ma arvan, et oli... Loogika on täiesti sirgjooneline ja selge, aga ei pannud täppi. Renata, sinu hoiak ja arvamus. Kuna ma eelmine kord juba panin selle narratiivi paika, et ma olen see riski võtjasin, siis... Võta üks risk. Äkki nad pesid ise ennast puhtaks.
jaa, see mina oleks... olen ise kindel, et me muutume, kui me saame koalitsiooni. Võtke meid koalitsiooni, see ei loogika. Väga hea. See oleks siuke Uno reverse card praegu siin. Aga nad ei tohi seda öelda, sest et oma valijale ei tohi öelda, et me muutume. Jaa, õige, muidugi, tegelikult Aga ma arvan, et tegu on... Oota, sa ütlesid ninasarviku rohelisi. Paku jälle rohelisi nagu. Ma arvan, et... Üks päev see läheb täppi. Ma arvan, et tegu on kollase tiimiga. Miks? Sest ma vaatasin, et mul laua peal on kummikommil paks seal. Pluss kollane lauvärv ka praegu. Jaa. Siin on oranži värvi ka, mis viitab ka uuele parteile. Ma arvan, et see... on osa vanast parteist. Pole kuulnud. Ma arvan, et see on natuke vanem tsitaat, et äkki siis veel seda uut parteid ei olnud. Kollane tiim. Kollane tiim ei ole. Igal juhul Helir-Valdor Seeder, Isamaa, kelle erakonna seisukoht on see, et igal juhul peab võimul olema selleks, et elada edasi, ma arvan. Või mis selle loogika võiks veel seal olla. Igatahes lähme järgmise tsitaadi juurde ja see tuleneb natuke päevakajalisest teemast, kus inimene on öelnud: mul on hea meel, et Kaja Kallas oli nõus minema Narva volikoguga kohtuma. Ahah, sille ei ole särki, on ju? Tal on särk. On särk või? Ma oleks muidu Katri Raiki pakkunud, aga... Et mul on hea meel, et Kaja tuli minuga rääkima, muidugi mul on hea meel. Et ma arvan, et see on keegi väljaspool Narva. Kui Kaja tuleks meiega siia, istuks me kõrval, teeks meiega podcast, ma oleks üli hea meel nagu. Ma oleks hea meel, Kaja tuleks meiega rääkima. Muidugi. Tegelikult ma saan loogikast aru, aga ei ole. Renata? Äkki on tegu rukkilille sinise värviga? Oota, ära anna, kui see on õige, vaata, see on jama, aga see ei olnud juba õige. Ma nägin Aleksei näost ära tohkas sügavalt. Ei olnud õige. Mina pakun siis nüüd veits lotost. Mul on hästi värviline särk selles, kus on kõik meie parteide värvid esindatud. Pa silmad kinni ja siis pane... Ma arvan, et tegu oli punase tiimiga. Täiesti crazy, kuidas see metoodika Hendrikult töötas. Reaalselt kirjusark ja ta pani silmad kinni ja näpp läks punasele värvile otsa. Ja see ongi inimene punase värvi erakonnaga. Kes see inimene võiks olla? Kes seal üldse pildis on täna? Kas on täielik blank praegu? Kes see võiks olla? Kas see on esimees? Jaa, see on esimees, väga õige. Lauri Läänemets, inimene, kes tugevalt on igal pool praegu meedias absoluutselt iga teemaga. Ma arvan, et see vend lööb home run'e praegu, sest et mitte kedagi muud ma sealt parteist enam ei kuula. Aga Lauri on iga päev, annab kommentaare, on iga päev pildis. Siinkohal ma võiks tagasi tulla selle klassikalise tsitaadi juurde. Извините. Ja люблю Lauri. Aga selles suhtes, et Läänemets on, ta oli Kaitseliidus minu komperülem põgusat aega, me alustasime koos. Komperülem abi. Komperülem abi oli. Jaa. Kindel? Ei ole kindel. Minu meelest oli komperülem. Okei, ühesõnaga ta oli see šef, kellele ma raporteerisin. Ja hästi mõnus mees on ja temaga on tegelikult tore asju ajada, nii et loodame talle parimat. Kas on veel üks boonustsitaat hästi kiire. Teemal ei ole mingit särki, see vend ei vaja mingit särki, ta lihtsalt on. Ütles üks päev: peale Mahatma Gandhi surma pole enam kedagi, kellega rääkida. Kas see on... Tahtsin kohe Donald Trump pakkuda. Close enough. Close enough. Kas see on Joe Biden? Ei ole, mitte selles suunas close enough. Renata, kes on Mahatma Gandhiga? Mike Tyson või? Kas see on Mike Pence? See on poliitik ja ei ole Ameerikaga seotud. Kas see on Angela Merkel? Okei, ma toon kohe välja, et tegu on hästi ebapopulaarse inimesega tänapäeval, keda ei tahaks isegi välja pakkuda. Putin! Ongi nii. Täpselt nii ja inimene on hiljem ka välja öelnud, minu teada Mahatma Gandhi on surnud varem, kui Putin on üldse suureks kasvanud. Seega nad ei ole võimalust, et nad oleks pidanud mingisugust vestlust. Aga ma toon seda välja, et ta on ise kinnitanud, et tegu oli naljaga. Väga huvitav huumorisoon inimesel, kes ta tänapäeval on. Kes teeb praegu niukseid kuritegusid, aga me teeme faktikontrolli ka. Mahatma Gandhi mõrvati 1948 ja Putin sündis 50-ndatel ei olnud 52-4 aastat peale seda, kui Mahatma Gandhi suri. Jaa, ehk siis seal ei olnud seda juttu ajamist. Punkt. Eesti 2200. Lõpuks oleme jõudnud minu ühe lemmik rubriigi juurde, ma isegi ei tea, miks mulle meeldib see, aga selles suhtes, et see on päris lahe. Räägime ülipikast plaanist, et
võib-olla esitan kuulajatele siin küsimuse, ennem kui ma ise sellele küsimusele vastan, et kas te teate, mitu saart meil Eestis on? Annan siin 2 sekundit mõtlemisaega. 2 on väga hea, see on võtmesõna siin. Täpselt, 2 on võtmesõna. Ütlen ära, et see number on 2222, selline põnev number ja võib-olla on see ka relevantne, sellepärast, et meie rubriik on ju ülipikk plaan, milline võiks olla Eesti aastal 2200. Laiendame seda nüüd, et milline võiks olla Eesti aastal 2222. Ja see tähendab seda, et me peame iga aasta kohta ehitama ühe silla mandrilt igale Eesti saarele. Ja miks just silla? Silla sellepärast, et tegelikult on juba päris pikka aega kavandatud üle Suure Väina, Muhu saare ja Mandri Eesti ühendamiseks silda. Ja see ei ole lõpuks või praeguseks kuskile jõudnud, sellepärast, et seal on hästi palju aga-kohti, keskkonnaga seotud põhjuseid, aga teeme ära. Aastal 2222 on iga Eesti saare vahel sild. Mis arvate sellest? Ma sain aru, et Hiina tahtis oma investeeringuid sinna panna ehitada siis eestlastele või saarlastele silla. Kuidas te arvate, kas hiinlastega koostööd teha selles küsimuses on okei? Aleksei, siinkohal sa eksid. Hiina tahtis meiega koostööd teha, et ehitada Tallinna ja Helsingi vahele Talsingi tunnel. Ei, kas okei, võib-olla ma eksin, aga... Hakkam fact-checkima, ma möllisin nii kaua, kui te fact-checkite. Ühesõnaga, selle küsimusele vastas on liiga keeruline küsimus, me hakkame praegu Eesti välispoliitikat Hiina suhtes. Järgmine podcast võib-olla. Rääkides ülipikast plaanist, siis põhjus, miks seda teha, on see, et Läänemeri on maailma kõige saastatud meri. Ma ei ole seda ise kontrollinud, aga inimene, keda ma usaldan selles valdkonnas, on seda öelnud ja kes on keskkonnaekspert, et meie seal on nii palju aluskihte, nii palju reostatud nõukogude ajal, tehti siin väga palju kurja loodusele, et see vesi enam ei regenereeru, mis eesti keeles on parem sõna, ei taastuda rohelist, see surma on seal põhjas nii palju all, et ta kogu aeg saastub aina juurde. Ta on ületanud selle lävendi, kus ta suudaks ise ennast reguleerida, ehk siis Läänemeri on hukas ja võtame sellest maksimumi kogu vähegi saame, et meil natuke seda privileegi veel on. Ja selle tõttu ma arvan, et võiksime terve Läänemehi mere ehitada sildasid täis igale Eesti saarele, et me peaks istuma suvel praami järjekorras. Teate küll, tahate Island Soundile minna, jõuate juba nagu poole nagu Virtsu maante peal on juba ummik, seepärast, et praamid on nagu aeglased. Ehk siis ehitame igal poole sillad ja siis ehitame sillad Rootsi ja siis ehitame sillad Norra, täpselt mööda väinasid, ehitame sillad Taani ja ehitame isegi silla Lätti, teeme üks kaare. Ühesõnaga, sa tahad ehitada terve Läänemere niimoodi nagu betooni täis, et põhimõtteliselt me tekitame ühe suure, me laiendame Euroopat lihtsalt Läänemere arvelt, teeme uue riigi sinna, jah? Mida mina näen siinkohal on see, et Hendrik on hakanud lobeerima oma sõpru, kes on betoonivalajad, kohe näe, et mees pole veel pulti saanud, juba hakkas oma sõprade nimel sõna võtma, silla ehitajate nimel sõna võtma, aga Sõõru mõnistas mulle ütles, et mul on betooni business, kas saaks aidata ehitame Läänemere sildasid täis ja selleks, et kinnitada, et ma ei ole mingi lobamokk, ma ikkagi toon välja, et China Construction Communication Engineering Group CO LTD, mis fucking nimi see on käinud lausa Saaremaal ja näitasid valmisolekut tükk aega tagasi, et nad on valmis ehitama, aga me teame, et Hiina ei ole hea usaldusväärne partner Eestile täna. Räägime sest teinekord. Aga mul on siuke küsimus teile, et kui nüüd kõik need saared saavad endale sillaühenduse, siis milline Eesti saar on selline, kuhu teie kohe esimesena autoga sõidaksite? Jätame välja Saaremaa ja Island Soundi, vaid võtame midagi põnevamat. Ja teil on 2222 saart, millest valida. Aga vaata, kui me sillad teeme, siis seal saartel hakkab toimuma nii palju põnevaid asju, sest need lihtsasti ligipääsetavad. Kaotame looduskaunisuses, aga aastaks 2222 on juba niikuinii meie industriaalajastu jõudnud sinnamaani, et see loodus on võib-olla kulda väärt, aga selleks hetkeks mitte. Need saartel hakkab toimuma ägeda asju. Mina väga tahaksin minna autoga. Teeb mitte autoga, jalgrattaga, sest et keskkonnasäästlikud inimesed Naissaarele. Aleksei. Ja seal Sannaga pidu panna üks longera juba. Iso longera. Teate, ma mõtlesin, et see on ikkagi absurdne mõte ja ma ei tahaks minna jalgrattaga autoga mitte kuskile mööda silla saarele. Meil on teisi suuri probleeme nüüd lahendada aastaks
Aleksei ütleb iga kord seda, see rubriigi mõte on teha nagu nagu hüperpoolseid ideid ja Aleksei kord, see ei ole asi, mis tahaks rääkima. Selge. Ma lõpetan selle rubriigi ja ma vastan su küsimusele. Okei, ütle ära. Mulle meeldib tuua kogu aeg neid tulnukaid sisse, sest ma olen jumala veendunud, et selleks aastaks Eestis elavad juba tulnukad ja me integreerime neid oma ühiskonda ja me peaksime tegema koostööd nendega. Hiinekad ei peaks sillasid ehitama, vaid hoopis mingi marslased. Kas sa pigem teeksid koostööd hiinlaste või marslastega? See on küsimus, mida ma vastan järgmine kord, kui me räägime Eesti välispoliitikast, aga ma tahtsin tegelikult öelda, et need sillad, millest me rääkisime, kõlas küll füüsiliselt ja betooni valamise nagu nurgast, aga tegelikult, mida ma mõtlesin, on ehitame sillad inimeste vahel ja ehitame sillad Põhjamaade vahel ja oleme vaimselt kõik koos ja füüsiliselt kõik koos tugevad. Punkt. Mis pärl. Vaata seda pärli. Selline pärl. Sponsoreerimata Eesti pärl. Süük pärl. Tänane Eesti pärl on üks Sponsoreerimata Eesti pärl, aitäh sulle, on üks järjekordne õpilasfirma nimega Rappi Kohvik. Üks kena noor naisterahvas tegi sihukest asja, et vaatas, et ei pakuta Eestis head räppi mõnda aega tagasi. See oli Eestis juba 8 aastat tagasi, kui ma eksi. Kebaabid on head, räpp ei ole. Räpp ei olnud ja mõtlesin, et see ei ole okei. Et peaks tegema Rappi Kohviku, tegi õpilasfirma ja selle Instagrami konto ongi Rappi Kohvik. Rap and Roll on tema siis turundatav ingliskeelne nimi ja selle koha juures on ka väga oluline see, et see on esiteks väga head räpid, väga lai valik, väga erinevates hinnaklassides räpid, erineva sisuga räpid ja kõige tähtsam fakt on see, et minu kallis vend Uku Karl töötab seal. Jaa, mulle ka väga see Rappi Kohvik meeldib, sellepärast, et neil on päris korralik valik taimseid räppe ka, et seal on falafeliga on, minust isegi on ka muid variante, et tegelikult kui sa oled inimene, kes ei tarbi võib-olla liha ka, siis see on see koht, kus sa tegelikult kiirelt leiad endale kohe midagi hamba alla ja mina ise olen käinud peamiselt Ülemiste keskuses seal, aga ma tean, et neil on ka Revala puiesteel ja neil on ka tegelikult Balti jaama tänavatoidu alal ja nende Instagram, mis on ka ilusate toidupiltidega. Rappi Kohvik on V-ga, mitte 2 V-ga. Jaa, Rappi Kohvik. Ja sinna ütavadki, et see on Eesti esimene Rappi Kohvik, tervislik tänavtoit kiirelt ja maitsvalt. Rap and Roll, Eesti esimene Rappi Kohvik, tervislik tänavatoit kiirelt ja maitsvalt hüüumärk. Rävala BST.6, Balti jaama turg tänavatoidu alal, Sirge kriips, Ulemiste _ keskus, esimesel korrusel, rappikohvik.ee. See on kõik väga ilus, ma toetan nii Hendriku venda kui ka sõna räpp tavalise V-ga, mis on eesti keeles, nii Hendrik ütles väga ilus, aga ma pean ikkagi välja tooma, et mina olen suur kebaabi ambassador. Veel tükk aega tagasi, kui Eestis head kebaabi ei olnud, ma käisin Berliinis ja palusin türklastel, et palun tulge ka Eestisse ja pange meie seda kebaabi liha ilusti keerlema ja minu keele peale ja õnneks tänaseks on selline koht nagu Ulvis Break seda reklaami, ma ei pea, kõik teavad, aga sorry, ma pidin seda sisse panema. Ma saan aru, miks see oli mu elu esimene äriidee. Ma saan aru, miks sa pidid ja ma lihtsalt kuulajatel annan taustaks, et Hendrik lihtsalt värises terve selle aja, mis Aleksei rääkis kebaabist, sellepärast et ta lemmik on döner kebab ja ta lihtsalt on siin nagu mingi keha on erutusvärinates. Okay, ma tahan rääkida. See oli mu esimene äriidee, kui ma olin 16, siis ma rääkisin ühe sakslasega, et oligi plaan, et ma nii väga armastan döner kebabi. Ma käisin 7 päeva Berliinis ja 21 tööde korda, ma siin 20 korda döner kebabi ja ühe korra pidin minema Itaalia restorani, mitte sööma Frankfurterit. Aga mu point on selles, et döner kebab oli nii kõva. Aga rap and roll ka. Ja mulle väga meeldib see, mida see Rappi Kohvik esindab, et inimene nägi, et midagi talle meeldib, aga seda ei pakuta ja oli ettevõtlik ja tegi nii ägeda asja, mis näitab seda pühendumust ja nagu suur kiitus. Ma üritan selle naisterahva nimega üles otsida. Ja seni kuni Hendrik otsib, ma pean välja ta on punases kleidis siin pildi peal, aga ma ei näe ta nime. Väga edas pilt oli ma siin ühe silmaga nägin, aga tahan öelda seda, et Liisi Tarvo, kui ma ei eksi. Ma loodan, et ma ei eksi. Parem oleks, et see eksi. Nii šefi näoga seisab Rap and Rolli, peab olema inimene, kes selle asutas. Ma loodan. Või siis tema sõbranna, igatahes Liisi Tarvo.
pane hullu. Mu süda ütleb, et kebaab, aga mu pea ütleb, et me peaksime liikuma rohkem jätkusuutliku tarbimise suhtes ja mu kõht ütleb, et ma tahaks süüa. Ja siis Wrap & Roll on see koht, mis pakub vegan lahendusi ja kahjuks kebaabi ulvispreigid, mis igas ei paku seda minu teada. Seega liigume helgeme tuleviku suunas koos Wrap & Rolliga. Ja tänane podcast on kahjuks läbi saanud, mulle meeldis energia, mis siin oli. Tahaks öelda kõigile meie 35-le, loodetavasti juba 36-le kuulajale. Meil on tegelikult 78. 78 kuulajat, aitäh, 35 oli esimene kord. Aga 78 kuulajat, aitäh teile, et olite meiega. Palun saatke meile küsimusi, et me saaksime lisada uue rubriigi, mida on väga ootanud, vastame kuulaja küsimustele. Kui pikk sul on @gmail.com. Jälgi meid Spotify's, või te ilmselt kuulete meid Spotify's, jälgi meid Facebookis, kui pikk sul on. Ja meie kohta saab infot ka Noor Eesti 200 Instagrami kontolt. Ja lõpetuseks ütlen ühe tsitaadi, mille on öelnud minu arust väga tähtis mees, filosoof ja rahvamees ja liider Abraham Lincoln. Ja tema lausus, et valimiskast on tugevam kui kuul. Väga sügavamõtteline. Shout out, me toetame valimisi koha peal, mitte e-valimisi või... Ei, see on täielik jama. Täielik jama. Täiesti vale üritus praegu. Me toetame väga e-valimisi. Aga peaasi, et minnakse valima kas siis oma kodus sinna lehele või siis valimiskästi, et vahet ei ole, minge valima, aidake kaasa Eesti rahvast. Langete õige valik ja langetage ise see õige valik, mis on teie südames õige ja teeme seda. Teeme nii. Nüüd ei oska kuidagi nagu kokku räppida seda, et paneme Räppida. Wrap and roll. Nagu öeldakse, mu vend tegi Instagrami kontost, pidi kirjutama nendele kastidele peale tsitaate, nagu ikka head isu või midagi. Ja siis ta küsis Insta kontolt, et andke mulle soovitus, mis ma kirjutan. Ja siis ta kirjutas sihukese asja, et it's a rap. Et nagu, ja siis tõi sinna väikse nagu filmikaadri juurde, hästi väga pilt oli. Ja sellega me saamegi öelda, it's a rap. Vajutas nuppu. Head aega. Ciao.